palju õnne sünnipäevaks. Oi, aitäh, Sofia. Tulge edasi. Mul on siin kingituste laud. Paneme kingitusesse teiste juurde. Kas sa tahad teada, mis seal sees on? Mina tean. Ära mulle ütle, Sophie. Me teeme need pärast lahti ja siis on see mulle üllatus. Olgu. Kärt, kas ongi sinu väike õde? Kui vana ta on? Nii armas. Mina saan kevadel 3-aastaseks. Kas soovite limonaadi? Jaa. Jaa, mina ka. Mu vanemad ei luba kiisevaid limonaade juua. See on hammastele nii kahjulik. Aga minu ema tegi selle limonaadi ise. Selles ei ole mingeid säilitusaineid ja see ei lakunud hambaid ka. Ma tean, sest mu isa on hambaarst. Vot nii. Minu emal on jällegi laktoositalumatus. Ta ei saa üldse piima juua, sest tal hakkab sellest täiesti paha olla. Kes torti soovib? Poisid? Me sööme enne burgereid. Jaa. Huvitav, kus Sofia on? Oih, ma unustasin täitsa ära. Mu vanaisa ja vanema tõid mulle Ameerikast sünnipäevamütsid. Kõik peavad need pähe panema. Kuule, poiss, kas ma võin sinu mänguasjadega mängida? Mida? Vanaisa ütleb, et vaikimine on nõusolek. Ma ainult natukene mängin. Ma tulin vaatama, kas Sofia ei ole siin. Sofia on Arturi toas. Sofia, tule. Tahad ju torti ja limonaadi? Tahan küll. Tähelepanu. Me hakkame 5 minuti pärast peitust mängima. Me Sofiaga peitsime end Signe töölaua alla. Kaua me peame olema siin? Ole tasa. Nii kaua, kuni meid üles leitakse. Mul on pissi häda. Ma jõin ju seda limonaadi 5 klaasi. 5 klaasi? Kärt, Sofia, ma leian teid kohe üles. Poisid arvasid, et see peitus on igav mäng ja tahtsid hoopis Adele ema salongis teha kummituste toa. Nad kustutasid kõik tuled ära ja ehmatasid meid, kui me sinna ükshaaval sisenesime. Enne kui isa mulle ja Sofiale järele tuli, jõudis Adele kingitused lahti teha. Mina ja Sofia kinkisime talle hoiupõrsa, aga ta sai veel roosa riidekoti, vannitoa asju, huulepulga, finaali. Poisid kinkisid talle korvpalli. Adele, sa pead hakkama nüüd korvpalli mängima. Lõpuks tõi tädi Signe veel ühe tordi 9 küünlaga, sest Adele sai 9-aastaseks. Me saime 2 torditükki isegi koju kaasa.